Tere tulemast! Täna lähme metsa, aga oot, see pole niisama tavaline jalutuskäik. Me lähme avastama metsa varjatud maailma. Proovime hetkeks unustada selle, et mets on lihtsalt hunnik puid ja uurime, mis teeb metsast, päris metsa. Millised on selle reeglid, kes seal elavad ja mis toimub seal erinevatel kihtidel. Lähme koos asja uurima. Mõtle korraks. Kui keegi minu käest küsiks, siis ilmselt esimene asi, mis pähe tuleb, ongi palju puid. Ja selles pole midagi valet, aga see on ausalt öeldes alles loo algus. Mets on tegelikult palju keerulisem ja, mis seal salata, ka palju põnevam, kui esmapilgul tundub. Okei, et metsa päriselt mõista, peame alustama selle kõige olulisemast osast, vundamendist. Ja selleks on mõiste nimega ökosüsteem. See on justkui see joonis, mille järgi kogu metsaelu on üles ehitatud. See definitsioon kõlab nüüd võib-olla natuke teaduslikult, aga tegelikult on idee väga lihtne. Kujuta seda ette kui üht suurt meeskonda, kus kõik mängivad kokku. See on tasakaal. Kõik, nii elus kui ka eluta, töötab koos, et hoida kogu süsteemi käimas, alates päikesest taevas kuni kõige pisemate ussikesteni sügaval mullas. Ja siin me näemegi seda jaotust väga selgelt. Ühel pool on elusloodus, kõik mis kasvab, liigub, hingab ja sööb, ja teisel pool on eluta loodus. Need on tingimused, mis seda kõike üldse võimalikuks teevad. Paike, vesi, õhk. Mets sünnibki just nende kahe poole pidevas tantsus ja koostöös. Niisiis, nüüd me teame, et mets on ökosüsteem. Aga kas see tähendab, et kõik metsad on ühesugused? No muidugi mitte. Lähme nüüd edasi ja vaatame, kuidas me metsi liigitame. Ja me ei piirdu ainult sellega, kas puudel on okkad või lehed. Asi läheb palju huvitavamaks. Siin on üks lihtne küsimus, mis aitab meil asjale pihta saada. Kujuta ette, et jalutad pargis. Puud on ümberringi, linnud laulavad. Kas see on mets? See küsimus juhatab meid esimese väga olulise eristuseni. Ja siit tabelist korubki vastus välja. Vaata kas või päritolu. Park on inimese poolt nullist kujundatud ja rajatud. Mets on aga kasvanud looduslikult. Ja see ongi see peamine erinevus, inimfaktor. Parki pügatakse ja niidetakse pidevalt, aga mets toimetab enamasti omapäi. Ja just sellepärast ongi metsa liigirikkus nii palju suurem. Seal on elu igal sammul ja igal tasandil. Aga isegi päris metsade vahel on tohutud erinevused. Näiteks loodusmets versus majandusmets. Loodusmets on see, mida me kujutame ette kui metsiku paika. See on natuke, korratu, täis langenud puid ja risu, aga just see teebki ta nii elurikkaks. Majandusmets on aga pigem nagu aed. See on korras, puhas ja hooldatud, sest selle peamine eesmärk on kasvatada kvaliteetset puitu. Ja nüüd üks eriti peen, aga väga oluline vahe. Ürgmets ja põlismets. Ürgmets on midagi täiesti erilist. See on nagu ajarennak minevikku. Mets, mida inimkäsi pole mitte kunagi muutnud. Selliseid on Eestis ikka väga vähe. Põlismets on aga vanamets, kus kunagi on tegutsetud, aga mis on siis vähemalt 100 aastaks rahule jätud. See on saanud võimaluse taastuda ja hakkab nüüd uuesti ürgmetsa moodi välja nägema. Okei. Seni oleme metsi vaatanud justkui kaardi pealt horisontaalselt, aga nüüd on aeg vaatenurka muuta. Vaatame üles ja siis vaatame alla. Ja selleks kasutame üht väga head võrdlust, mis aitab mõista metsa ehitust. Täpselt nii, see ongi ideaalne võrdlus. Mets ongi nagu üks suur mitmekorruseline elumaja. Igal korrusel on oma elanikud, oma reeglid ja oma tingimused. Teeme nüüd väikese ekskursiooni selles majas. Alustame katuselt ja liigume alla välja, otse keldrisse. Siin on need korrused. Kõige tipus on puuririnne, metsa katusekorter, mis püüab kinni enamiku päikesevalgusest. Selle all on natukene varjulisem põõsasrinne. Siis tuleb puhmarinne, see on see korrus, kus kasvavad meie lemmikmarjad, mustikad ja pohlad. Maapinna lähedal on rohurinne oma lillede ja heinadega. Ja kõige alumisel korrusel otse maapinnal on sammalde ja samblikerinne. Igal korrusel on oma tähtis roll. Me oleme nüüd liikunud läbi selle metsamaja koruste, aga mis üldse määrab, milline see maja on? Kas see on uhke villa või väike hurtsik? Kõik algab vundamendist. Ja metsa vundament on pinnas. See, mis toimub meie jalge all, määrab ära kogu metsa iseloomu. Aga enne kui metsatüüpide juurde lähme, klaarime ära ühe igipõline segaduse. Sammal ja samblik kõlavad sarnaselt, eks, aga tegelikult on nad täiesti erinevast ooperist. Sammal on taim, roheline, pehme ja armastab niiskust. Aga samblik, see ei olegi taim.
See on seene ja vetika uskumatu koostöö, sümbioos. Ja see on nii vastupidav, et suudab kasvada ka kõige kuivamates kohtades. Väike fakt, isegi see, mida me kutsume põdrasamblaks, on tegelikult samblik. Niisiis, just sellest pinnasest, niiskusest ja sellest, kas maas kasvab sammal või samblik, sõltuvalt saamegi Eestis eristada 4 peamist metsatüüpi. Need nimed on Nõmmemets, Palumets, Laanemets ja Salumets. Vaatame nüüd igaüht neist natuke lähemalt. Alustame kõige kuivemast, Nõmmemetsast. Kujuta ette liivast pinnast, kus vesi kaob hetkega. Siin tunneb end kõige paremini sitke mand ja maapind on kaetud krõbiseva hallika samblikuga. See on väga valgusküllane ja natuke vaene mets. Palumets on Nõmmemetsast juba sammukese rikkam. See on endiselt kuim ja valgusküllane männimets, aga pinnas on siin piisavalt hea, et siit leiab ka pohli ja mustikaid. See on see klassikaline koht, kuhu me suvel ämbriga läheme. See on meie marjamets. Ja nüüd Laanemets. See on see mets otse muinasjutu raamatust. Siin valitseb kuusk, mis teeb metsaaluse hämaraks, niiskeks ja natuke müstiliseks. Ja jalge all on paks ja pehme samblavaip, kust piilub välja hapukas jänesekapsas. Ja lõpuks Salumets. See on meie metsade, ütleme nii, et superstaar. Siin on kõige viljakam muld, mis võimaldab kasvada paljudel erinevatel lehtpuudel, näiteks tammel, pärnal ja vahtral. Just Salumetsas näeme kevadel esimesi sinililli õitsemas. See on tõeline elurikkuse paradiis. Niisiis, mida me sellest kõigest õppisime? Mets on palju enamat kui lihtsalt puude kogum. See on keeruline, mitmekihiline ja elav süsteem. Nüüd, kui sa järgmine kord metsa lähed, on sul justkui uued prillid ees. Proovi seda teadmist kasutada. Vaata jalge ette, kas seal on pehme sammal või krüpsasambik. Vaata ringi, kas valitseb mänd või kuusk. Ja proovi ära arvata, millises metsas sa just praegu seisad.